Täna 0,6 sekundit. 0,6 sekki. Jõuab kohale, et 0,6 sekki, 0,6 olema. Tervist. Õue? Miks õue? Miks sa võimled? Hommikul on vaja siis üles ärgata. Hommikujooks on tehtud, käisin isegi poes, sest mu puder sai otsa. Aga hommikul on vaja üles ärgata, lihased tööle saada. Ma jooksen alati Tehvandile ja siis seal korra mõtlen tänasest võistlusest. Ja kui on Eestis, siis ma alati teen. Tegelikult välismaal ka võib-olla. Ma lihtsalt vaatan staadionile ja siis mõtlen, okei, täna see. Mõtlen peast läbi, mingi 30 sekki ja siis jooksen edasi. Let's go. Let's go. Mikrofon on olemas. Peast maha ei kukku. Tegelikult on ilus ilm. Nüüd ma kõiki kutsun tantsule. See tegelikult ka täna. Klassikavõistlus on hüppeliiges oluline. See oleks lahti, et ma saaks siit oma tõuke siis tuua. Mida suurim tõuge, seda kiiremini võiks edasi liikuda. Või. Ma haibin üles ennast pärast hommiku jooksu ja võimlemist. Siis ma nagu... Okei, nüüd võib šau minna. Panin siia siis rihmad, et ma ei õnnestaks keppidele ära vahetada, sest minu mõõdu vanad ei kulunud. Teeme süüa, hommikusööku väga tähtis osa, eriti enne võistlust. Mulle meeldib süüa palju putru ja siis ka võikut. Ma ei tea, kui ma midagi teen, siis ma panen kas mingi YouTube'i või Netflixi peale. Muusikat ma väga palju ei kuule sellistel hetkedel. See on siis see voodi, kus ma magasin päris kaua. Täna mul oli päris hea uni. Kohe ütlen, tark kell ütleb palju magasin, aga see on mingi 9 tundi ja 18 minutit. Täna sain kõva une ikka. Ma magan alati niimoodi siin, et pea on siin padja peal. Oleneb kui külm on, oleneb palju ma nagu, tavaliselt on see, et üks jalg on väljas, siis nagu hakkab külm, aga sees on siin palav. Ma olengi siin niimoodi ja siis võtab seal padja kaisu. Siis ma ei tunne üksikuna ennast. See on väga hea uni. Ma tulen niimoodi ülesse siit ja siis tavalisest asjana ma pesen hambad ära. Peale sööki on ikka siuke väike segadus siin, aga hullu, päristab ära. Ja muidugi Sideman käib, räägib minuga, mul igav ei hakkaks. Nii, hommikusöök on serveeritud siis suur kogus putru ja peale siis maasikamoos, toormoos ja banaan. Ei, täitsa hea, putru hea. Tõmban energia ülesse. Magasin ilusti üle 9 tunni. Soojenduseks. Mis ma soojendusel teen siis? Ma teen soojendusel teen siis enamasti sõidan, võib-olla isegi natuke tempokamalt, enamasti rahulikult ja teen kiirendusi, ehk siis siukseid lühikesi kiirendusi, et siuke tõmbab käima ära ja siis ongi 15 kilti täiega panna. Pöörame vasakule ja kohe peaks Tehvandi paistma hakkama. Naised saavad põhimõtteliselt juba varsti võisteldud, et ma alles alustan sooja tegemisega. Kõht on see täis. Siis muidu ilm on siuke kenake, aga samas midagi hullu veel ei ole. Sadama ei hakka, siis on kõik hästi. Ma olen natuke kõrgemale kui Eerik. Ma olen platvormi peal, lahe ju. Ja Eerikul tuleb tagant auto. Ja see on Roger! Roger tuleb! Ricardo Lorenzo Maziero.
both of the races here in Estonia this weekend. Best start. Magasin ära või? Climb up from this position. Hulluna. Or this is Ricardo Mazziero who started. In the meanwhile, Ludwig up and is holding 6th position. But more than 51 coming Nagu from the lampist first vajab lap. mingi kummi siia. Lizohor Mis ma nagu goes to tegema lead. Lizo junior category. Anders Weber follow behind him. Anders 14 seconds away from the podium. So this is the race leader. Alexander Lizo from Rullid sain jalga, see on positiivne. and Anders Weber follow. Off he goes. And now the time for Karel Kasper Kõrge. Many changes. Alexander Lizohor still leading. Malte Jutterdal second. Lauris Kaparkaners. But now, in the start, 4 times Estonian champion. Martin Himma, bib number 57. Himma was the one who was second here last year behind Erik Rysen. He was on the podium. 34 minutes, 13.9. Läks! Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No. Look at the top of his head. Itaalia autos ka, siis ma sain teise ringi taastada. Aga muidu ilusti, algus suht hea hooga minema. Teine ring saigi veits seal taga taastada, samas tempo oli üleval. Ja kolmas ring siis eelandat ma ei teinud. Kolmas ring siis nagu see oli elu pikim lõpusvõrt. Aga ma tunnen selle järgi ära, kas ma pingutasin väga kõvasti või mitte. Mul juba peab. Ma arvan, et ma andsin selle kurviga jälle ära. Jälle, seal on 3 koridori. Mõtle selle, mis kõige otsam. Seda küll, aga siis ma korra jälle mõtlesin seal ja äkki mõtlesin, jälle panin siukse. Siis kolmas ring tuli vahe sisse. Mõtlesin, kas itaallasega oleks saanud mõtet koos minna veel veits või. Kas või sinna alla ära. Vaata, äkki läksid liiga vara ta eest ära, vaata. Oleks tema tuules ja koos tööd teinud. Ta lõpus ei jäänud nagu nii palju maha. Ei, ma ei tea. Ma ausalt öeldes ei oodanud, et nii hästi läheb. Peab selle 4 rahul olema. 1-11. Tule tee, võtan Tarmo hauaga selle spordist. See on endale või? FIS. Hästi lihtne on targutada siin kõigilt, igasugused mõned sõbrad võivad targutada, treenerid võivad targutada, aga taktikaliselt sõita, ma vaatan, et YouTube'i ise oled TikToker praegu. Ei vaadata YouTube'is, kuidas sõidatakse, parimad need teknika vennad sõidavad. Et võistlust on natuke aega nüüd möödas. Jõuab kohale, et 0,6 sekki. Jääb kribedama, andsin lõpulaskumise ja lõpuspurdiga selle ära. Samas peab rahule jääma. Tegelikult kartsin hullemat, kartsin, et ei suuda isegi võidu sõita nii kõvasti. Nii et sellepärast võib rahule jääda. Aga noh, oleks siis mingi 5 sekki kaotanud, veits rohkem kaotanud, aga ei, pidi see 0,6 olema. Aga mõnus tunne võistlusel üli hea. Essa ring läksin siuke kiiret välja. Teine ring võits sain taastuda itaallase taga, aga tempo oli hea. Ja kolmas ring oli terve aeg lihtsalt siuke, et ainult nii, kuidas tuli. Ja ma tean, et see on raske võistlus, kui peale võistlust mul pea valutama hakkab ja täna hakkas, nii et pingutus oli väga kõva täna. Aga jah, nüüd ongi, naudib ilma. Enne oli suht külm tegelikult, aga jah,
Pealtvaatajatelt tuli palju küsimusi, et kas sa finišis jalga lükkasid või? No lükkasin, aga kindlasti oleks saanud ka paremini vist, kui nüüd järgi mõelda. Ei, ma varbaküüned lõikasin ära eile, võib-olla sealt see tuligi, et mul olid 0,6 sekundit pikad varbaküüned. Ja muideks siis see on mu uus auto, et Ford, okei, kahjuks ei ole, aga Ford, võta ühendust, sa tead mu numbrit, nii et helista mulle. Süksega võiks ringi sõita küll ju, tegelikult. Näiteks suusad tegelikult ei mahu ära ja mul oleks midagi paremat vaja Ford. Kas vedru täna ei võtnud intervjuud? Ei ole vedru kohal jah, kahjuks pole hullu. Vlogil on nii rohkem vaatmisi kui R-il. Ja sain uued rullid, nagu näete, FF. Täitsa ilusad, juba olen suutnud mustaks teha, kuigi need on just 5 minutit tagasi antud mulle, aga no pole hullu. Uisurullid sain ka. See on tõus, siit ma täna sõitsin ülesse, siit tulin ja siis sõidad, vaata. Ja siin oli see kaar, vaata. Ma mõtlesin, ma sõin see kaare otsas, see oli siin ääres, vaata, aga ma tulin ja tahtsin täitsa sisekurvi võtta, Jumala haige värk lihtsalt. Kellelgi muidu mingi head sipsi on soovitada. Tahaks mingi õhtul süüa. Täiega mingi siuke isuu tuli praegu ja ootan juba. Aga okei, tšau. 0,6 sekki. Mida kõike saaks teha 0,6 sekundiga? Kolm, 2, 1, läks! Ei jõudnud. Kas saan teki alla minna selle aega? 3, 2, 1, läks! Palju oli? Nii aega! 3, 2, 1, läks! Tere! Jõudsin. Kas jõuan mütsi endale selle aega pähe panna? 3, 2, 1, läks! Kas jõuan vetsus käia selle aega? 3, 2, 1, läks! Mul pole häda tegelikult. Eesti rekord, aga ikkagi aeglane. Kas jõuan enda telefoni laadima panna selle aega? 3, 2, 1, läks! Let's go, let's go! Kas jõuan šoki jalga panna? 3, 2, 1, läks! Ei olnud. Aga suures plaanis ma saan aru sprindiga, mis su põhifookus ju ikkagi on, sellega sa jääd rahule? Jah, et mul oli see, et ma polnud üli ammu võistelt, siis ega ei teadnudki, milline vorm on või mis seis on. Ma arvan, et täpselt sama, et Olosel siis siuksed võistlused, ka venelased on seal kohal alati. Naudin siis seda kooki, et võib ühe tükikese lubada. Nädalavahetus on läbi saanud, ka video. Ma arvan, et teil läheb vähem kui 0,6 sekundit aega, et like panna selle videole. Nii et kui meeldis, pange like, kelluke ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Kus hakkab must veits? Selle pead lõpu või?